Aleen, mis meil siin täna toimumas on? Me pildistame täna minu järgmise albumi kaanepilte. No see on kuum uudis, mis sorti saab järgmine album olema? Ma olen isegi selle peale mõelnud, mis sorti see saab olema. Päris 100% kindlalt ma isegi ei oska öelda, sellepärast et see selgub sellel hetkel, kui ta märtsikuus välja tuleb, milline ta lõpuks nagu kokku saab, aga ta on märgatavalt rockilikum kui kõik minu eelnevad asjad kokku. Et me oleme muutunud oma kõlaliselt ja soundiliselt palju karmimaks, see on üks asi. Teine selline läbivjoon on see, et me oleme kaotanud ära väga palju sellist elektroonilist ja ta on ikkagi palju naturaalsem kogu oma olemuselt. Ja mis on kõige olulisem on see, et sinna peale tuleb 9 täiesti uut lugu. Et minu käest tihti küsitud, et miks ma jälle teen nagu plaate, et just kui nagu alles tuli, aga see ongi nagu, et ühel hommikul ärkad üles ja saad aru, et mul on jälle mingit materjali, mida peaks hakkama lindistama, milleks lindistada, kui sa seda välja ei anda. Täna ju kõik küsivad, et milleks üldse plaati teha, et see turg on ju väike ja Eesti on üldse nagu muusikute jaoks nagu mõnes mõttes ikkagi liiga pisike, aga mulle tundub nagu see, et kui ma teda füüsilisel kujul välja ei anna, siis need laulud jäävad ikkagi, nad jõuavad raadiosse, nad jõuavad sotsiaalmeediasse, nad jõuavad sinna virtuaalsesse poodi. Aga kui see plaat on nagu reaalselt mul näpu vahel lõpuks, siis need lood saavad nagu ära antud ja mul ei ole nendega enam vaja nagu nende peale mõelda. Et kui ma seda ei teeks, et siis nad tiksuksid mul peas ikkagi nii kaua edasi, kuni ikka ma lõpuks oleks selle plaadi välja. Et ja kuna mul on ikkagi terve plaadi jagu uut materjali ja on uusi mõtteid ja kuidagi nagu muusikalises mõttes ka on toimunud minu enda sees mingi uus ärkamine kogu sellise uue hingamisega, et siis ma arvan, et see peab tegema. Kas lood on pigem kõik sellised hoogsad ja lõbusad, kellele see on mõeldud? On see mõeldud nüüd ka rohkem noorematele, on see mõeldud rohkem, ma ei tea, hüpata ja sinu muusikasaatel kaasa karata soovivatele inimestele? Mul on tegelikult üks väike huumorinurk ka seal plaadi peal, et ma veel ei ütle, mis see on, et kui plaat välja tuleb, inimesed kontserdile tulevad, siis nad saavad ühe korra ikka natukene, kui mitte päris naerda, et siis nad saavad muiata, aga plaat on hoogne ja ta on ikka tempokas ja minule omaselt muidugi tekst on see, mis võib-olla ei ole nii kerge, et ma nagu sellist lihtsalt, et sa tahad mind, ma tahan sind teemat ei ole kunagi kirjutanud ja ei kavatse ka kirjutama hakata, aga siiski ta on selline, ma arvan, et ta sobib nagu ta on märgatavalt nooruslikum ja noortepärasem kui võib-olla kõik see, mis on varem on teinud. Läbi külmetava tuule, mööda unustatud teed, selles unenäos su poole olen teed. Sinu armastava kuule ja su igatsevad käed, läbi unenäos su poole olen teed. Arvestades seni võib-olla sellist armastuslaulude laulja kuulsust, siis kas see rockilikkus on sinus alati peidus olnud või on see selline täiesti uus suund ja uued tuuled? Ma olen lapsest saati nagu kitarri armastanud. Eks ma olen teinud igasuguseid asju. Ma olen isegi bluesi bändis laulnud, kui päris aus olla, kus oli 12 inimest ja tehti Chicago bluesi, aga kuidagi on juhtunud niimoodi, et need kontserdid ja asjad, mis on siiamaani toimunud, on olnud kõik sellised, ütleme siis lüürilised või. Aga nüüd on nagu, vaata inimene tüdineb kõigest ära ja siis minul tekkis nagu mingil hetkel see moment, et mulle tundus, et nüüd tahaks vajutada ja rockida nii, et higi lendab. No aga nüüd võib-olla siis avaks natukene seda hingeelu või tausta poolt. Plaadi nimilugu on Sinu poole teel. Kuidas see lugu on sündinud? No seda lugu ma tean, kuidas see sündis. Mul oli selline aeg elus, kus ma olin oma olemise ja mõtetega nii pahuksis või segaduses või mitte isegi segaduses, aga pahuksis pigem.
et ma eraldusin 8 nädalaks nagu ühiskonnast ja läksin ühe sõbra paadikuuri. No mis ei ole küll paadikuur, aga selles mõttes paadikuurist on tehtud selline suvila nii-öelda, kus oled nagu 10 meetri kaugusel mererannast ja seal ma siis istusin 2 nädalat ja kolasin mööda Lahemaa rahvuspargi randu ja siis mul tuli see mõte sinu poole teel. No millest see räägib? On see kellegile konkreetsele pühendatud? On seal konkreetne lugu taga? No ma arvan, et eks ta minu elust räägib, et ega kogu muusika ju räägib, mingil määral ikkagi minu elust, et kas isegi kui ta on nagu ülekantud tähenduses, siis ma pean olema seda situatsiooni näinud, aga ta on, ma arvan isegi, et see ei ole nagu mitte kellegile teisele, vaid pigem on see nagu minule kirjutatud, et sinu poole teel selles mõttes, et ma nagu, see mõte on võib-olla isegi selles, et mina ise otsisin ennast ja sellel hetkel vähemalt elus ja siis sai ka mingi selgust nagu majja toodud, ütleme siis nii. Aga kõigil sinu fännidel, vaatajatel, kuulajatel, kui neil nüüd tekib soov sind leida, siis kus nad seoses selle plaadiga ja plaadiesitluskontsertidega sind leida võivad? No me korraldame ikka sellise suuremat sorti happeningi Eestimaal, et me teeme ikka ringi peale, et suuremad linnad ja klubid saavad külastatud, et nii on praegusel hetkel plaanitud ja nii saab see olema. No ja mida öelda fännile? Mida sa neile selleks aastaks soovid? Ma kirjutasin Facebooki ja sotsiaalmeediasse kui aastavahetus, et ma arvan, et meil kõigil on nagu asjad olemas, et ma sooviksin oma kuulajatele ja fännidele seda aega, mis neil võiks nagu iseenda jaoks olla. Et mulle tundub, et see aeg kipub käest ära kaduma, et kuidagi selle kiire elutempo ja kõige muu juures, mis nagu kogu aeg peale rõhub, et see kvaliteetaeg iseenda või oma lähedaste või sõpradega, see on see, mida puudu jääb, et seda ma soovikski, et oleks seda aega maha istuda kas või korraks. Aitäh!